Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes, ruumide lisamist ja muid toiminguid. Ruumide lisamine on huvikooli põhine. Huvikoolide haridusasutuse esindajad saavad ruume manageerida, minnes enda huvikooli andmetesse ja vajutades ruumid nupule. Liigume avalelt asutuse esindaja kastikese sees olevale huvikooli nimele ja siit vajutamegi ruumid nupule. Nüüd avaneb asukohad, ruumid, vaade. Uue ruumi lisamiseks vajutame genereeri nupu kõrval olevale lisa nupule. Avaneb pop-up aken, kus on vabatahtlik vabateksti lahter, millest saame kirjutada ruumi nime. Ruumi numbri lahter on kohustuslik vabateksti lahter. Märkuse lahter on vabatahtlik, sinna saab lisada soovi korral lisainformatsiooni. Aadressi lahter on soovitatav täita siis, kui ruum või asukoht ei asu koolimajas. Aktiivne kastikesse linnukese märkimisel on võimalus tundide ja ürituste genereerimisel antud ruum valida toimumise kohaks. Kui seda valitud pole, siis sisestatud ruum või asukoht pole nähtav, ega seda ei saa nii tunni kui ka ürituse genereerimisel valida. Kui aga soovime massiliselt ruume genereerida, saame asukohad, ruumid vaates vajutada nupule genereeri. Avanevas pop-up aknas on 2 kohustuslikku välja. Ruumi number alates, mis on kohustuslik lahter, kuhu saab sisestada vaid numbrilisi väärtuseid. Ja ruumi number kuni, mis on samamoodi kohustuslik lahter, mida saab täita vaid numbriliste väärtustega. Kui on soov, et neid ruume saaks valida tundide või ürituste genereerimisel, märgime linnukese ka aktiivne kastikesse. Kui oleme varasemalt kas ühekaupa lisanud või ka massiliselt genereerinud ruumid, siis neid on võimalik muuta, vajutades lisatud ruumi rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile. Pliiatsile vajutades avaneb muutmise pop-up aken, mis on eeltäidetud olemasoleva informatsiooniga. Selles vaates on kõik lahtrid muudetavad. Kui soovime ka ruume kustutada, siis vajutame olemasoleva ruumi rea lõpus olevale prügikasti ikoonile. Ruumi või asukoha kustutamisel küsib süsteem üle, kas kasutaja on kindel, et soovib ruumi kustutada. Mainin, et ruumi saab kustutada vaid juhul, kui see pole seotud ühegi genereeritud tunni ega üritusega.